Tere hommikust! Täna selles vlogis me lähme kodust ära 2 päevaks või 9 ööks. Aga enne on mul vaja mõned asjad kodus kiirelt teha. Kell saab varsti 7:30 ja me pole veel hommikust söönud. Nii et alustame sellega. Jõudsime Kehra, võtsin veel isa ja õepoja peale. Nemad tulid ka, sest läksid praegu jalgat mängima staadionile. Me tulime siis Sonja ja Tripoliga jalutama. Ja Sonja jäi nii hilja magama, et tõstsin ta siis autost vankrisse ja magab praegu edasi. Lasen tal natuke veel magada, selle aega käin poes ära. Sest et seda püreed, mis ma võtsin talle kaasa, seda ei mahtunud karpi nii palju, et 2 päevaks jaguks. Et ma pean talle minema ostma juurde mingit puuvilja või miskit näksi. Nii, jõudsime nüüd tuppa ja siin kajab täiega, sest siin on mööblit ja kõik hästi vähe. Aga mõtlesin, ma näitan teile siis, kui palju siin valmis on. Põhimõtteliselt taustainfoks nii palju, et põhimõtteliselt korteris, nii palju kui mina mäletan, köögis ja vannitoas ei oldud mitte kunagi remonti tehtud. Jah, elutoas, magamistoas ja koridoris mingi aeg tehti, aga neil olid ka siuksed ajast ja arust natuke. Nii, see on siis koridor. Tripoli ootab, et tema käppasid puhastatakse. Siia isa tegi siis plaadid, et oleks kergem puhastada ja parkett hakkaks kriuksuma. Siin on need IKEA mööbel. Siis siin on veel hetkel külmkapp, vana külmkapp. Ja noh, siuke ühesõnaga. Lähme siis kööki. Köök. No, siin on praegu toolid, laud, kaued. Lamp on uus ja köögimööbel on siis tutikas samast kohast tellitud, kus ka minu enda on. Sinna üles, ma arvan, isa teeb veel mingi seina, et seda toru poleks näha, aga jah, mööbel on siis siuke hetkel. Siis suurtuba, põrandad on muidugi kõik ära vahetatud, on ju, kõikides tubades. Suurtuba on praegu ka selline pilla-palla, siin on ainult see on uus asi, nii-öelda telekaalus siis kummud selline, seal veel mingid asjad vedelevad. Diivan on ka uus, aga see on praegu kaetud mingisuguse, ma ei tea millega, no mingi tekk ühesõnaga, et see ei tolmuks äkki. Nii palju. Ja see on tegelikult lahti käiv diivan. See on ka IKEA-st. Mu ema on mingi IKEA fänn. Ja siin on üks kapp, mis isa mingi, ma ei tea, mingi isa leiutis. Ühesõnaga siin ukse taga ja muidugi see kõik osa siit, see muutub ka, on ju, aga praegu ongi, et kuna ema pole siin käinud, et korda luua, siis isal on asjad nii, nagu nad on siin. Ja lähme siit siis edasi. Vannituba on nagu meest kõige ägedam muidugi, sest siin on kõige suurem muutus toimunud. Siin oli siis kunagi vann, see, ma ei tea, kas see on mingi malmvann või, mega raske on ju. Ja pesumasin on siis ka siia ära mahutatud niimoodi. Ja siin on jällegi IKEA-st lambid, peegel ja isegi see valamukapp on ka IKEA-st. Et juke nunnu. Hästi mõnus. Ja noh, vets on nii nagu ta on. Vetsus ka tegelikult, sest sein seal oli mingi kapp kunagi. Ja isa siis ehitas selle kinni.
ja tegi ise käsitsi sellise ventilatsiooniseina, kõik need augud ise puuris ükshaaval, sest ta ütles, et no kuskil ei müüda sellist asja. Aga ta tekitas siia sundventilatsiooni. Siit on kuulda ka. Et jah, siuke. Siit nupust kinni. Ühesõnaga, et paneme kinni. No siia on ka isa pannud kokku jällegi IKEA. Mingid, ema tahtis mingid kaapikest. Siin on mu armas vanaema pildike ja käekell, mis tal oli veel käe peal siis sel hetkel, aga olgu. Ja see on siis magamistuba. Siin on vana diivan, mis oli kunagi elutoas ja ega siin ei olegi väga muud kui seinad ja siis põrand on tehtud, et siin seisab veel mingi igemööbel, mis on vajab kokkupanemist, ma ei tea, mis siin on. Aga jah, idee poolest me Sonjamaga me peaksime siin magama, et ilmselt selle madratsi toome siia tuppa, mis seal põrandal oli suures toas. Ja siis isa õepojaga magavad selle lahti käiva diivani peal äkki. Võt, aga me lähme sööma Sonjaga. Sonjal on püree aeg. Бокальчик. Gregor ehitas onni. Täällä oli vielä babuinčik. Onda. Здрасте. Тiri. Gregor jaoks, et tema ei oleks temal haige. Tema ei saaks haiget. Vaata, hoiab teda täitsa, hoiab. Sa oled seal lõksus, ei saa välja. Bibi. Need mustad käpad lähevad seal. Käisime sõbrannaga jalutamas ja Sonjaga ja Tripoliga 2 tundi ja oleme selle sama tee peal, kus me enne läksime poodi. Aga nüüd me oleme mängutuppa Sonja ja Gregoriga. Su julat. Näe, seal on seal poti juures. Sonja ütleb, mis lollusega ta tegeleb. No paned pähe ka või? Kui pane või? No joo, ei tii, Gregor. See ei ole jah, ma ei tii. Näe, võtta need. Ma teen, jah. Iseenesest on nagu väga tore, väike mängutubu. Siin on 1-2 ruumi. Aga hästi palav on. Tänane päev ongi juba läbi saamas. Õde või see õepoeg ja isa läksid Tripoliga jalutama. Ja Sonja magab juba. Ma lähen ka varsti mingi tunni aja pärast. Mul on siin iPad. Tahan lugeda seda raamatut veel
hispaania keelest, kuigi ma võtsin ta nüüd eestikeelse, aga ma võtsin ta emale. Et ema loeb selle läbi. Ma ei hakka seda eesti keeles lugema ja ma mõtlesin, mul seda audioraamatut, no ma kuulan ta läbi, aga selles mõttes see hispaania keelne on nagu täiesti fine. Mul on nagu, mul on täiesti selge ja arusaadav, et mis seal toimub ja kõik need asjad, et kui ma paar üksikut sõna nagu vahepeal aru ei saa, siis kui nad nagu korduvad kogu aeg, siis ma olen neid nagu tõlkinud ümber, et mis asi siis lõpuks on, aga kui see nagu tuleb üks kord kuskil ette, siis mul on mingi vahet pole, et ma ei viitsi nagu selle tõlkimisega tegeleda. Et jah, mul on kuskil, ma arvan, veerand on veel lugeda, et see on hästi huvitav tõesti. Ja võtsin ka nüüd Kehrast Koduabiline jälgib sind. See raamat oli olemas ja õpetaja on ka, aga see oli välja laenutatud. Et jah, kui Tallinnast on kõikidelt nendel Freida McFaddeni raamatutel nagu mega järjekorrad, siis Kehras ja isegi nagu mingi Aruküla ja Raasiku ja sellised väiksemad kohad, ühesõnaga ma nagu vaatasin ise enne netist ka, et on täiesti olemas. Et natuke sõidate Tallinnast välja ja saate oma raamatut ilma pikas järjekorras ootamata. Ja kuna ma seal raamatukogus juba olin, siis ma võtsin ühe raamatuga Kara Hunteri omad, mida siis mu ema hästi ka soovitas, et ta on need kõik läbi lugenud. Neid on tegelikult Tallinnast ka saadaval, aga mõtlesin, kui juba ma siin olen, siis ma võtan ühe neist. Et jah, ma arvan, et järgmine nädal ma saan juba hakata neid uusi lugema. Ja ega rohkem polegi. Me oleme ka siin veel, ma arvan, Sonja mõlemad uned ja peale seda viimast und siis hakkame kodu poole sõitma. Et selline mõnus natuke kodust eemal olemine. Alati kui päike paistab, siis tekib siuke viker ka sinna seina peale. Otsisin kaltsukat Kehras ja ainuke, mis on see taaskasutusmoes. Täna on kinni. Polegi täna vist tere hommikust öelnud. Nii et tere hommikust teile. Kell on 9:30 umbes niimoodi. Ja tulime jalutama, siis on Kehra kool. Ja tulime jalutama, ei saa, Gregoriga on juba seal Sonjaga. Tahtsid ta kiikuma panna. Et teeb paar kiikumist siis ja siis juba tuttu. Ja kui ma alguses mõtlesin, et ma jään siia nagu Sonja mõlemaks uneks, siis ma vist lähen ikkagi linna teise une ajal. Et ma helistan emale, vaatan, mis ta mõtleb, mis ta teeb. Et kui ta viitsib meiega jalutama minna, siis me lähme paneme linna. Jalutame koos emaga. Aga kui ta ei viitsi, siis jääme Kehrasse. Vist väga suurt hoogu. Деда, я себе позицию нашел. Да. Соня! Kuna see Kehra vlog on ilmselt suht lühike, siis ma teen teile väikse ekskursiooni. Siis on Kehra jõgi. Tegelikult ma ei tea, mis selle ametlik nimi on. Võib-olla ongi Kehra jõgi, ma ei tea. Siin on, kunagi oli haigla, seal sündis mu vend. Seal on mingi koguduse hoone. Ja rohkem siit, kust ma seisan, ei näegi mitte midagi muud. Seal on Gregor, kes lõhub jääd. Mitte, et kedagi huvitaks, aga see on siis rongijaam. See oli kunagi hoopis teises kohas, palju kaugemal siit. Aga see on nagu palju, kas ma ütlen, mugavam koht
tegelikult tulla ja sealpool on kurikuulus Kehra tehas. Ma ei tea, miks mu telefon ei zoomi. Aga okei. Ühesõnaga, seal on Kehra tehas. Tselluloosi lõhna tuleb sealt siis või haisu, kuidas keegi tahab seda võtta. Seal on siis 2 poodi, Coop ja Grossi ja see on see ärikeskus, kus me käisime üle. See on lasteaed. Oleme juba kodus tagasi. Põhjus siis selles, et Sonja keeldus söömast seda püreed, mis ma ostsin talle. See poe oma siis hipi mingi nuudlid ja ma ei tea, mis seal veiselihaga ja tomatikastmes, kuigi tegelikult neid kõiki asju on söönud. Aga ju siis see poe oma oli tõesti, ta oli täitsa mage. Nagu, ma ei tea, endalegi tundus, et nagu siuke vesine maitse lihtsalt nagu tomativesi. Et pole isegi tomatimahla. Aga ja, tulime koju, soendasin talle siis üles tema enda need kuubikud ja sõi ilusti ära. Ja nüüd mängib siin. Nii et jah, selline ootamatu lõpp tegelikult sellele Kehra nädala lõpule, et lootsime seal ikkagi olla kauem, aga mis teha. Eks jõuab veel minna sinna mitmeid kordi, kui see elamine saab seal nagu vähegi rohkem korda, sest et Sonjal on tegelikult nii palju kohti, kus tornida ja mida näppida. Et kodus, kui ma tean, et ma võin ta nagu jätta ühte tuppa, ma tean, et tal ei ole seal mitte midagi võtta. Selles mõttes, et mul meil on minimaalselt, ütleme, asju ja selliseid pisiasju, millega ta saaks endale haiget teha ja kuhu ronida. Et siis seal on neid ikka võimalusi väga-väga palju. Vot. Aga aitäh, et vaatasid seda seekord lühemat vlogi vahelduseks. Lühem vlog ka teile ja näeme juba järgmine kord. Tšau!